Rasmus, kas audio ja video podcastid astuvad reaalselt traditsioonilisele telele ja raadiole kandadele? Kuidas tundub, mida numbrid näitavad? Kindlasti head podcastid ja videocastid on nüüd tulnud turule selleks, et jääda. Et seda kindlasti ühelt poolt. Ja me teame ka seda, et samas see sunnib meid olema üha rohkem nutikam, pakkuma üha rohkem mitmekülgsemat sisu. Et head podcastid on ju huvitavad, ja neid on väga huvitav kuulata, nii et kindlasti neil on turul oma koht. Ja kuidas sul tundub nüüd tuleviku mõttes, et kas läheb järjest raskemaks televisioonile, et kas tava televisioon võib kannatada rohkem ja kaduda? Ei, seda ma ei ütleks, et pigem televisioonis on konkurendid, ütleme Spotify, voogedastusplatvormid nagu Netflixid ja muud säärased, et meil endalgi siin TV3 grupis on Baltimaade suurim voogedastusplatvorm Go3, nii et ta on nagu teistsugune meedialiik ikkagi ja nii-öelda vaatajate poolt palavalt armastatud. Mille nimel siis lõppude lõpuks ikkagi konkureeritakse, et ööpäevas on ju 24 tundi, me ei ole rohkem, ei ole vähem? Ja eks see kindlasti olegi see sama ekraani ja meediatarbimisaeg, mis on näha tegelikult, et iga aasta ta muutub aina mitmekesisemaks, et tuleb uusi kanaleid, uusi väljundeid, et kui alguses me rääkisime sotsiaalmeediavõrgustikest nagu Facebook, YouTube, Instagram, siis nüüd meil on uued liigid ja nüüd on tulemas peale tehisintellekti areng, eks ole, mis kindlasti seda mõjutab. Nii et kui vaadata nagu kogu turgu laiemalt ja seda ekraani ja meedia tarbimisaega, siis kahtlemata on just podcastidel seal väga oluline koht täita.